Hei, mina olen Kellu ja täna proovin ma sellist vahvat väikest smuutikest nagu on Aura smuuti pirni, banaani ja viinamarjaga. Täna teen ma siis niimoodi, et ma ei ole selle kohta midagi uurinud. Ma ei tea, mis siin koostises on, ma tean, et see on ainult smuuti ja kõigepealt näed sa siis kokkuvõtted sellest arvamisest ja hinnangut sellele smuutile. Ja siis pärast seda sükest pesuehtsat mõtisklust arutelu selle teemal, mis asi see õigemini on. Head vaatamist! Kokkuvõte sellest mustist on väga positiivne. Ta on selline tummine mahlakene, sellise õrna hapu hõnguga, kui sa maitsed, ta ei ole hapu, ta on selline hapu ja maguse vahepealne, just selline hõrk, mõnus smuuti. Natuke minu meelest ma sain petta, sellepärast et siin sees on kõige rohkem pirni, ananassi ja õuna ja siis oleks banaan ja viinamari. Aga maitse on üliäge. Siin ei ole lisatud suhkruid ega säilitusaineid, mingisugused vist oli lõõna ja maitseaine, natuke on siin sees okei. Aga ja suhkrut mainisin, et ei ole. Säilitusaineid ja suhkrut ei ole, natuke lõhna ja maitseaineid on. Et külmkapis avatuna kuni nädal seisab. Mitte avatuna siin isegi 2 aastat paki sees, see pakk on hästi mõnus. Mul lapsed saab paukuga teha sellega. Et kui sa need kõrvaksed lahti tõmbad põhjast ja siit, et siis peaaegu terve selle smuuti saad kätte, siis 330 milliliitrit, see on parasjagu palju, sest tavaliselt smuutid on 250, 280 enamasti, siuksed kontsentreeritud mahladest ta küll on, aga sellest pole hullu. Nii et mõnus, hea smuuti. Nii, ja ma korra tahtsin vaadata, palju ta maksab. 99 senti. Ei ole üldse palju võrreldes mõnede muude smuutidega, mis on juba siin 280 milliliitrit, 79 ja nii edasi. Siukesed hinnad. Käes jumala mõnus hoida, siuke ma kujutan ette, et lapsele hea kaasa. Viskad kotti ja endale hea võtta, et ta on hästi siuke mugav. Aga okei, loksutamist peaks ka enne. Ja siis lahti, mis saab. Nii. Banaani ja siis pirni selline värske lõhn tuleb kohe ninna, ta näeb selline kullakas välja. Paneme siia klaasi sisse, vaatame, mis ta näeb välja. Kui nunnu. Muidugi siit lähedalt on nagu mõnusam, aga ta on hästi kutsuda üks hapuga lõhnaga, natuke värske lõhnale. Oi kui hea. Pirn ja banaan tulevad siit väga hästi välja. Banaan on siukse magususe, tummisuse, pirn on ka natuke nagu magus, et on särts või selline, et jätku pirni mahl on alati hea mahli. Ma ei tea vist, mingi viinamari ma nagu oleks. Ma vist ei kujuta ette enda seda. Aga ta on just siuke natuke nagu mehu, siukene paks, siukene hea smuuti. No näed, kliendi tagasiside maitses. Nii, aga nüüd võita. Ma ei tea, maitse eest mul oleks palju punkte. Nii, nüüd mind huvitab, mis siin sees on. Et puprup, pirnipüree, see on enamuses veel. Pirnipüree ja ananas on siin. Ananassi mahlu oli see, mis ma natuke mõtlesin huvitav. See on päris pirni ei ole. Et õunamahl on isegi sees ja banaanipüree. Näed, banaanipüreed on palju vähem ja viinamarja mahla, kui on näiteks pirni ja ananassi.
jah, siis tead, see peaks üldse ütlema, et see on kõigepealt pirni, ananassi ja õunamahl ja siis lisaks on siia banaanipüreed pandud ja viinamarjamahla. Mitte nagu mingi pirni, banaani, viinamarja. Banaani, viinamarja on nagu hoopis vähem on ju. Aga noh, okei, võib-olla mingi niisuguse maitse järgi, et seal niimoodi leiutasid petu kaupa. Nii, see, et need kontsentreeritud mahlad on ei tee midagi. Lõhna ja maitseaine on siin siis miks pärast. Et erinevad suhkrud, mis on looduslikud on ju. Ja külmkapis kuni külmkapis kuni nädal aega siis seisab. Okei. Ja hopp. Nii, rasvad, süsivesikud, suhkrud, valgud. Noh, et ühesõnaga siis ma saan aru, et siia ei ole lisatud muid suhkruid, mis on väga hea. Ehk siis kõik on nende mahlade enda kraam siin sees, ei ole lisatud säilitusaineid ega suhkrud, ongi kirjas niimoodi. Äge, väga lahe. Niimoodi, et super nagu, mulle väga maitses. Pärast veel siis nagu huvitav, kas seda saab taaskasutada, ümber töödelda, et siin on mingisugune märk on peal küll, ma pean selle järgi uurima. Et tetrapakk on jumala hea. Ma kujutan ette, et kui selle siit veel niimoodi lahti koogid pärast, kui sa oled kõik ära joonud, sa saad nagu peab viimsed ilgaga kättest. Nii et äge. Nii, külmkapis seisab kuni nädal on ju. Ja siis enda kapis avamata võid sa seda hoida mingi üle aasta. 2 võib-olla. Siukene. Paneks smuutile siis hinde ka. Kõigepealt tervislikkus. No, sellele võiks anda maitse ja lõhna ained siin on, säilitusaineid ei ole, suhkur ei ole. No, kiirelt kaob ta kõhust ära, see on kindlasti kindel. Ma arvan, et siit saab mõned vitamiinikesed asjad ka. Siuke mõnu asi rohkem. No pane 7 punkti. Nii, ja siis üldtervislikus mõttes ma arvan, et võiks ka panna 7. Siis hinna poolest on ta nagu täitsa okei, panen talle 8 punkti. Siis maitse on hea, maitse on 8, panen 8. Ja siis üldine väärtus. No, üldine väärtus. See, et sa saad paki peab täiesti tühjaks, see on hea kaasa võtta. Siin on parasjagu palju seest, on siuke hea kerge, katki ka ei lähe, ma arvan, kui peale just ei hüppa. Siukene hea lihtne pakend. No, paneme 7. Et ma pean vaatama, kas seda nagu saab ümber töödelda või ei saa, et siin mingi puumärk on, aga ma pean vaatama, mis see on. Siukene 7,4 sai see smuuti siis praegu hindeks. Nii et päris kena tulemus sellele smuutile. Aga uued toredad põnevad maitsed varsti jälle siin kanalil. Püsi lainel ja tere tulemast tagasi. Tšau!